18. mai oli Võrumaal kuulutatud kaugtöötamise päevaks, et innustada inimesi oma tööelu korraldamisel kaaluma võimalust vahetada linna umbne kontor roheluse ja linnulaulu vastu välja. Arvestades Võrumaa kaugust lähematest suurlinnadest, nähakse kaugtöötamist ühe võimalusena, kuidas püsielanikke maakohtadesse juurde tuua. Maale elama asumine ei pea tingimata tähendama oma senisest tööst loobumist, sest töö võib ka linnast kaasa võtta. Me saame tegelikult ju kõigile öelda ja müüa seda meie oma keskkonda, et tulge Võrumaale, te saate siin tegelikult töötada, et võtke oma töö kaasa. Et ei pea tingimata mõtlema selle peale, et okei, et ma kolin maale kaugele ära, et siis ma jäängi pean tegema mingid olulised valikud, et võib-olla hakkan põllumeheks või pean mingit oma ettevõtlust hakkama tegema, et see ei ole ainuke alternatiiv, et üks variant on ka see, et sa tegelikult võtadki oma töö kaasa. Et tänapäeval väga paljud ametid on ju sellised, et sa teed seda täpselt seal, kus on sinu pistikupesa ja kus on siis see internet olemas. Aga jah, teine teema on see, et ka kohapealsetele inimestele, et kui sulle tundub, et tegelikult sul enam tööd ei ole või rakendust ei ole ja ei ole ka selliseid pakkumisi, mis sulle sobiksid, siis vaata laiemalt. Et kui sa lähed tööportaali, sa ei pea tingimata panema sinna sisse, et otsin tööd Võrumaal. Et sa võid otsida täitsa vabalt ka Tallinnas ja Tartus ja kui sul on mida tööandjale pakkuda, siis tegelikult ma arvan, tööandja peaks olema rahul sellega, et sul on mida pakkuda, mitte tingimata nõudma seda, et sa istud tema kõrval kontoris. Üks koht, kus kolmapäeval kaugtööd tehti, oli Vana Antsla mõisa niinimetatud pudelimaja, kuhu enne lõunaks tuli kokku 10 kaugtöötajat. Räägib mõisa koordinaator Merilin Püss. Tõtt-öelda, kui ma sellest võimalusest lugesin, siis mulle kohe tundus, et me võiksime seda pudelimajast teha, siis pudelimaja on niivõrd populaarne Vana Antsla mõisa hoone, teda on kasutatud aastakümneid ürituste ja pidude korraldamiseks ja ta on niivõrd unikaalne maja, et põhimõtteliselt kui ukse lahti teed, et kohe tulevad inimesed sisse. Et huvipuudust meil ei ole ja kuna kaugtööpäeval võib-olla Võrumaal ei ole niivõrd huvitavaid kohti, kus töötada, siis ma arvan, et pudelimaja täitis väga hästi oma eesmärgi ja pakkus väga unikaalset võimalust töötada kusagil mujal. Ja põhiliseks küsimuseks sai, et kas me saame pudelimaja internetti, kuna pudelimaja on sügavalt analoog, aga interneti me saime mobiilselt ja nüüd juba inimesed rõõmsalt töötavad, et siis suhtes on läinud väga hästi ja ma arvan, et seda peaks veel tegema. Mina olen oma tööelu sättinud niimoodi, et mina olen juba maraton kaugtööline. Ma töötangi valdavalt kodust, kuna ma olen Garage 48 Haab Tartu vabatahtlik, siis ma vahetevahel töötan ka Garage 48 Haabist Tartust, vahepeal töötan kohvikust, vahepeal töötan loodusest või välismaalt, kuidas vahetus on. Et minu töö on õnneks võimaldanud mul seda juba päris tükk aega teha. Ja mulle see väga sobib. Mis takistab kaugtöötamist Võrumaal? No ma isiklikult südamest tunnen, et praegu võib-olla kõige suurem takistus on lihtsalt see teadlikkus ja inimeste valmisolek. Et see kampaania natukene seda teadlikkust ja valmisolekut üritabki tõsta. Et vaadake seda kui loomulikku lahendust. Aga me ei saa silmi kinni panna, et tegelikult teine väga oluline probleem on see interneti kättesaadavus. Et kui me nüüd oleme oma kaugtöötajaid küsitlenud, et mismoodi siis teie töö käib, siis väga tihti nad kirjeldavadki, et on probleemid internetiga. Et üks kaugtöötaja kirjeldas väga romantiliselt, kuidas tema käib oma faile üles ja alla laadimas ööbikoru keskuse juures, et kuidas ta seal õhtuti istub seal veranda peal ja naudib päikeseloojangut, aga fakt on see, et see ei peaks tegelikult niimoodi olema. Tegelikult peaks ikkagi internet olema igal ühel niivõrd kättesaadav, et kui ta otsustab teha kaugtööd, siis ta saab seda teha. Mis teie hinnangul kaugtööd Võru maakonnas takistab või aga soodustab? Ma arvan, et soodustab selline hajaasustus ja ilus loodus. Et ma arvan, et Võrumaa miinused on ühtlasi ka Võrumaa plussid. Et Võrumaal on väga tore, et sama naabrit ei näe. Ja Künkatsus on võib-olla internet parem kui kusagil mujal. Aga samas internetiühendusega on meil natukene veel kehvasti, et siin annaks teha kindlasti parandusi. Et ma arvan, et Võrumaa tumbiks võikski see olla, et me pakume väga loodussõbralikku ja ilusat elukeskkonda
neile, kellel on selline võimalus, et nad saavad teha kaugtööd